Saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa 2026. aasta jaanuarikuu külaliseks on Ability Table'i looja ja disainer Ago Albert. Head kuulamist! Jaanuar 2026. Ulmeline aasta, ulmeline kuupäev, ulmeline kuu, ent siiski toome ka sel aastal teieni päris toredaid inimesi ja nende ettevõtmisi. Ikka mina ja Jüri. Sedapuhku ongi rõõm öelda, et tänast külalist saame tervitada Ago Albertit. Tere talve, Ago! Tere, tere ka teile ja rõõm, et kutsusite oma saatesse. Jah, no tegime täna jälle mugavamalt, et kuna lumi on põlvini, siis keegi kodunt välja tulema ei pea ja katsume siin jutud niimoodi selgelt ära rääkida. Kuidas lumeolud sind mõjutavad, ma küsin siukse eelküsimusi. Selles mõttes, kuna mu peres on väiksed lapsed, siis lastele väga lumi meeldib. Minu puhul kindlasti see tähendab lume lükkamist ja natuke sihukest väljas liigutamist ja iseenesest on nagu äge. Mulle meeldib lumi ja kõik see valgus ja asi mingis mõttes pöörab nagu teistpidi, et maa on valgem ja taevas on must, et see on nagu mingis mõttes põnev ja võib-olla see on sihuke eestlasele ja Eestimaale nagu oluline. Ja selle valguse poolega oleme meie ka vist Jüriga nõus või kuidas sa arvad, Jüri? No valgem on kindlasti jah, et sa saad aru, et vähemalt päev on näinud. Et näed, milles sa hädas oled. Kui tund ei olnud, ei saanud aru, kas see on öö või päev. Jah, aga katsume jah, selle talvega toime tulla. Aga siis saan sult päris esimese küsimuse küsida, et kes sa oled ja kust sa tuled? Nagu saate juht ütles, siis minu nimi on Ago ja hetkel vestlen teiega Saaremaalt, Kuressaare külje alt oma siis abikaasa esivanemate nii-öelda kodust, mida me oleme siis enda jaoks niimoodi kohandanud suvekoduks. Ise ma tegelikult olen pärit sellisest väikesest Eestimaa linnast nagu Põlva ja seal ka siis oma esimese nii-öelda koolitee käinud kuni põhikooli lõpuni. No, Põlva on meile tuttav koht. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu praegune tegevjuht on sealt pärit, nii et on vahest au sinna sattuda. Selge. Ja, et tegusad inimesed on meil niimoodi. Aga mis on sinu igapäevatöö, millega sa tegeled praegu? Selle igapäevatööga peaks vastama, et ma natuke olen nagu hunt Kriimsilm oma 9 ametiga. Ehk siis ma hetkel niimoodi klassikalises mõttes 8-st 5-ni tööl ei käi. Ja ma tegelen oma erinevate projektidega, millest nii-öelda natuke saate konteksti ja mu isiklik tunnetus on ka, et fookus on tegelikult siis oma toote ehk siis selle voodis töötamise laua Ability Table'i nii-öelda turustamine ja müügikanalite otsimine. Aga ma pakun ka natuke oma sihukest disainialast konsultatsiooni. Hobi korras ehitan ja loon endale nii-öelda elamistingimusi. Ka see sama nii-öelda abikaasa esivanemate maakoht on mul siin nii-öelda enda üles kõpitsetud. Ja nagu ma mainisin, et peres on lapsed, et siis ka tegelikult see isa roll on üsna palju tähelepanu ja aega nõudev. Et väikest viisi siis nagu oled siuke mõtleja, võib-olla leiutaja suunda või on mul õigus? Mingis mõttes jah, võib-olla küll, et ega see, mis asi see disain ka tegelikult on, et disain ongi ju kasutaja analüüs ja kasutaja vajadustele lähtuvalt nii-öelda oma tegevuste tegemine, et siis ma nagu paljust disainin ka oma elu ja oma lähedaste elu, et loon neile võimalusi. Vot selle põhjalt saangi sult kohe küsida, et kuidas su pere siis sind igapäevaselt nagu toetab selles, et mis sa näiteks oma lastele oled pidanud välja mõtlema mõne lahenduse, et nende elu kergemaks muuta igapäevaselt? Mu lapsed kasutavad ka vahel seda minu töölauda, sobib kasutamiseks kõigile, aga
kindlasti jah, pere on üldse mulle väga oluline, et kui niimoodi poeetiliselt öelda, et siis võib-olla on sihuke minu majakas või põhjus üldse, miks nii-öelda hommikul vahepeal nii-öelda tegutsema hakata ja voodist välja tulla ja ma arvan, abikaasa ja lapsed on tegelikult ka nagu suureks õpetajaks olnud. Et nagu ma mainisin, et ma olen hästi palju oma kätega teinud, ma arvan, tänane lastetuba ja selle funktsioonid ja funktsionaalsus on siis nii-öelda minu loodud. Aga igapäevaselt perekonna puhul ma arvan, sihuke hea ja toetav sõna, et ka kindlasti nutiajastul emotikon, et kui ma mingitest oma tegemistest või asjadest mingeid fotosid jagan, et kui süda või pöial pannakse, et see teeb ikka nagu head meelt, et meenub veel vist eelmine nädal mu 9-aastane poeg kuidagi ütles natuke naljakalt, et issi, küll on hea, et sa seal Pallases õppisid, et siis sa ikka saad igasuguste asjadega ise hakkama. Et ma mõtlesin, et kas see kõik nüüd on just selles Pallase koolis kinni, aga jah, et sihuke hea sõna või kuidagi muige tõi näkku. Nojah, selle võiks ju nagu neile reklaamlauseks välja pakkuda. Võib-olla tõesti. Jah, et tundub, et oleks nagu põhi all. Kas sul hobideks ka aega jääb? Nagu ma mainisin, et vist sihuke ehitamine ja nokitsemine tegelikult on ka hobi, mida ma vist varem kunagi pole mõelnud, et see on hobi. Kuidagi nagu on vaja midagi teha ja mingid asjad tahad ära teha, et siis ma olen nagu sellega tegelenud. Aga hobides ma ennekõike pean silmas võib-olla sihukest raamatute lugemist, millega ma tegelen, kinos, teatris käimist ja minu puhul ka kindlasti sporti, et ma olen hästi palju oma elus aega spordi peale kulutanud, võib öelda, ja sellega seoses on ka minu keha kulunud, et ma tegelikult Põlva on sihuke orienteerumise kants. Ma päris noorena käisin orienteerumistrennis, siis keskkooli aegadest saadik mängisin korvpalli ja võrkpalli, aga jah, et see keha kulumine on selline olnud, et ma nagu neid spordialasid väga enam teha ei saa ja nüüd viimased 2 aastat siis ma olen padelit mänginud, mis on Eestis sihuke uus ja populaarne puuris natuke tennise sarnane mäng, et on väga põnev ja väga äge mäng. Käid ajaga kaasas. Seleta natuke, mis see padel on? Ma olen ka nagu näinud seda, aga minust ei ole selle mänginud ja Jürist ka ei ole, aga mis selle nagu eriliseks teeb? Ma arvan, pallimängude puhul on see eriline kindlasti see emotsioon, et sa pead olema 101% nagu mängus. Kui sa ei ole seal mängus ja palli ei jälgi, siis sa võid palliga vastu pead saada või kuhugi mujale. Et selles mõttes ta lülitab mõtted nagu muust elust ja olust nagu 100% välja. Et kui ma mainisin jah, et natuke need võrkpallimänguga on see õlg pisut kehvemaks pekstud ja ma nüüd leppisin endale õlaoperatsiooni aja just märtsiks kokku, aga siis seal padelimängus ka sellised tähtsad või vähetähtsad asjad ununevad ära ja sa lihtsalt lähed selle emotsiooniga kaasa, et see kuidagi väga haarav on, jah. Põnev. Jah, kõrvaltvaataja tundub, et sihuke oled puuris ja pall lihtsalt viskab, põrkab sinna ja tänna, et seal võrdselt punktid tulevad. Punkti lugemine on sarnane natuke nagu tennises, ehk siis selleks, et saada nii-öelda üks game kätte, hakkad seal siis nii-öelda 15, 30, 40 nii-öelda neid punkte kätte saama. Aga jah, et selle põnevaks võib-olla teebki natuke seesama sihuke mingis mõttes põrgetega arvestamine ka tõesti jah, et kui tennises pall sinust mööda läheb, siis see on läinud, aga padelipuuris on see sein või võre ees ja sa saad põrget veel ka nagu palli lüüa. No näed, siis on ikkagi süsteem paigas. Ma nüüd järgmiseks pidin sult graafikari küsima, et mis sulle elus rõõmu toob, aga sellest me vist saame natuke juba aru. Ma küsin hoopis seda, et kuidas sa oled nüüd valmis selleks, et kui tuleb õlaoperatsioon, et kuidas sa hakkama saad? Kuna me tegime siin alles hiljuti Kaidar Kahariga saate ja ta rääkis oma kogemusest, kui tal jalaoperatsioon oli, et kuidas sina oled selleks nagu valmis, et sul tuleb ju ka kuidagi liikumatult ja nagu natuke aega meie leeris olla, sant mingis mõttes. Ega selles mõttes nendeks eluolukordadeks lõplikult kuidagi ennast valmistada ei saa,
olengi küsinud arstide käest, millised on võimalused, kui palju ma saan nii-öelda liigutada, kui palju ei saa, kuidas kellega nagu läheb. Et selles mõttes, et ega nii-öelda sihuke teadlik otsus, et ma mingitest tegevustest pean loobuma teatud perioodiks, et see ongi võib-olla kõige olulisem valmisolek, et see, et igapäevane asi, et ma siis võib-olla vasaku käega pean nagu süüa hakkima, et lihtsalt või vasaku käega hambaid mõni päev pesema, et ma saan sellega hakkama ja ilmselt ma olen elus seda ennem ka proovinud, et iseenesest hetkel ma usun jah, et ma saan sellega hakkama niimoodi ja vaatan jooksvalt, võib-olla mõned tegevused võtavad lihtsalt rohkem aega ja ongi jälle kogemus elus rohkem. jah, aga kindlasti jah, tasub ennast mentaalselt nagu valmistada selleks, et siis. Pikk sihuke mõtte pool, et valmisolek, et mu elu peale seda ei ole kohe nii-öelda minutist üks või tunnist üks täpselt sama, et see on jah, võib-olla sihuke mentaalne valmistus. Et see kogemus sul tasub igati meelde jätta, kõrva taha jätta. Nagu kõikide kogemustega elus. No jah, Tõsi, on see komme, et halvad kogemused ununevad ruttu, nii et. Seda ka ja huvitav on veel sõnaga kogemus see, et ega kogemust saabki iga inimene isiklikult kogeda, et sa võid rääkida teistele, sa võid selgitada, aga nii-öelda kogemuseks ta saab ikkagi siis, kui mina olen selle ära kogenud, et ma võin oma empaatiat silmas pidades mõista või üritada mõista ka nii-öelda teie seisu ja olekut, aga tegelikult ma ikkagi ju ei koge teie elu, et see on ka veel sihuke huvitav nagu paradoks selle sõnaga kogemus. On küll, jah. Aga kuidas sa jõudsid selle kõrgema kunstikooli pallase kogemuseni? Et kus mõte sinna õppima minna? Pallasesse õppima jõudmine tegelikult on olnud üsna pikk tee, sest ma varasemalt olin sihuke numbriinimene, põhikoolis käisin ikkagi usinalt matemaatika olümpiaadidel ja gümnaasiumis olen käinud Nõo reaalgümnaasiumis ja mu esimene ülikooliharidus on tegelikult Tartu Ülikooli matemaatikateaduskond ja sealt veel kõrvalaine majandus ja ma arvan, et nii-öelda jutumärkides süüdlane on üks selline põnev projekt nagu Vääniku talu, mis oli meil abikaasaga üks talu renoveerimise projekt, mis siis kuidagi sai nagu nii palju, ma ei tea, alguses nii-öelda sõpradelt, tuttavatelt positiivset tagasisidet, et nagu väga ägedad lahendused ja väga tore ja vahva. Ja siis sellest kuidagi tõugatuna me kandideerisime, mis need ajakirjad meil on, üks oli vist Kodu ja aed, jah, et selle ajakirja nii-öelda nende kodutiitlile ja siis meid pärjati seal selle mingi peapreemiaga üle ja sealt tuli ka hästi palju positiivset tagasisidet. Ja siis natuke läks veel mingeid aastaid mööda ja üks hetk ma kuidagi nagu tunnetasin, et võib-olla sellele praktilisele oskusele oleks tegelikult hea ikkagi niisugust nagu teoreetilist tausta ja teadmist ka kunstide vallas ja niisugune disaini ja sisearhitektuuri vallas nagu saada ja siis ma otsisin ja kuidagi kõige sobivam lõpuks siis leidsin enda jaoks olevat just selle Tartus oleva kõrgkooli ja sealt siis see mööblidisain, et see kuidagi on jah läinud pigem üsna pikalt, aga mul on suurepärane kogemus jälle olemas ja väga äge, et ma sinna jõudsin. No siis sa oled õiges kohas, aga kui me sellest kohast räägime, siis minul tekib jälle küsimus, et kas mõni, ütleme siis ratastoolis või liikumispuudega inimene saab ka Pallase kunstikooli õppima tulla. Kuidas sellega lood on? Kas sa märkasid, et sul oli kaastudengeid? Ja selles mõttes kaastudengeid ei olnud, aga see mööbliosakond nendes ruumides, kuna see oli nii-öelda rajatud mingitesse vanadesse ruumidesse, siis seal see liikumine ja ligipääsetavus oli nagu alla igasugust arvestust, et see
sihuke punker, et seal oli ka nagu tavainimesel nagu keeruline liigelda ja võib-olla isegi ka mingite materjalidega liikuda, et seal oli võimaluste piires, kuna tegemist ikkagi on nii-öelda ka disaini pakkuv asutus, on ju, et neid probleeme oli seal lahendatud ja üritatud lahendada, aga jah, kui mõelda seda ligipääsetavust, siis see oli seal ikkagi väga-väga keeruline, et see sihuke uue maja mõtted või nii-öelda selleks disainitud ruumid, sellest oli meil seal ka erinevates õppeainetes tegelikult päris palju juttu, aga siis jälle jõuame asjani, mille nimi on raha ja siis need niisuguseks ideedeks ja mõteteks jäidki. Idee kohta saangi sult küsida siis selle Pallase kogemuse valguses, et kus selle lõputöö idee sulle tuli, millest täna on sündinud Ability Table? Vaat nüüd selle kohta võib öelda, et ei tea, kas see on nagu natuke seotud selle minu vanusega, sest ma klassikalise tudengi vanusest olen ikkagi vanem, sest ma Pallase lõpetades olin juba 40-aastane või siis minu sihuke praktiline meel kandis seda mõtet endaga kaasas, et teha lihtsalt mööbliosakonnas mingi laud või tool, et see kuidagi ei paku mulle väga rõõmu, et teeks midagi, millest kellelgi nagu päriselt võiks ka kasu olla. Ja siis tegelikult ma marineerisin seda mõtet ja mul läkski, võib öelda siis natuke sellepärast 1 aasta õpingutega ka üle. Aga mul lõpuks tuli üks idee, et siin samas Saaremaal minuga samas külas elab üks perekond, kus pereisaga juhtus sihuke õnnetus, mille tulemusel ta jäi halvatuks, et siis ma mõtlesin, et ma kutsun ennast neile külla, et ma tegelikult ei tundnud seda perekonda. Ja kutsusin ennast külla just selle sama mõttega, et teha esimene sihuke kasutaja analüüs ja küsida, et kuidas ma saan Leinot aidata, et mis see miski olla võib, mida ma saaks siis oma oskusi ja teadmisi kasutades teha, et sellel inimesel võiks igapäevane nii-öelda toimimine parem saada. Nii et täiesti praktilisest reaalsest inimesest on siis see lahendus ajendatud. Ja selles mõttes väga tugevalt, sest selle esimese nii-öelda kontakti puhul seal neid teemasid oli mitmeid, siis jäi sõelale veel nagu 3 varianti ja lõpuks kuidagi natuke siis seoses nii-öelda minu selle erialaga jäi see voodilaud, et selles mõttes ta on hästi sihuke nagu jah, konkreetse inimese nii-öelda vajadustest lähtuvalt tegelikult nagu alguse saanud. No see on hea, tegelikult sedasi peabki nagu lähenema, sest võtad, eks ole, ühe inimese ja siis see kasutusala nagu lahendusele võib alati laieneda, aga see on hea algus selles suhtes. Ja, et kuna ma mainisin, et ma olen ka tegelikult majandust õppinud ja ma olen töötanud mingi aeg ka pangas, SEB pangas ärikliendi haldurina, et siis äri mõttes väga paljud ärimehed nii-öelda alustavad neid protsesse ikkagi sellest, et kust ja kuidas nii-öelda raha teenida, et mis toode või teenus toob siis nii-öelda sulle nagu majanduslikku kasu, et siis ma selle toote puhul alustasin jah, väga nagu teisest kohast, et ma loodan, et seda võrra on see toode jälle nagu parem saanud. Tahame loota, et ükskord tuleks võib-olla vaataks nagu oma näpu ja silmaga ka, et kui kuskil sattuda. Kindlasti me kohtume ja kindlasti see töölaud jõuab ka sinu kätte küll. Kuidas sa seda nii-öelda aastate jooksul edasi oled arendanud, et ma seda lõputööd kergelt vaatasin ka, et kõike tuleb tõesti, sealt tuli tõesti tõde, et kõike tuleb ikkagi inimese peal järgi proovida, et see on päris huvitav. Võib-olla nad ülevaated, kuidas see arendamine kulges. Ja selles mõttes see on ka sihuke disaini teooria, et jälle nii-öelda
kõigepealt kogu alginfot, siis tee mõni prototüüp valmis ja juba mine selle prototüübiga nii-öelda nagu katsetama ja saa jälle uut tagasisidet. kas mingid asjad töötavad, kas mingid asjad ei tööta ja kogu aeg see sihuke nii-öelda uurimine, vaatlemine ja jälle taas nii-öelda uute prototüüpide tegemine, et see arendustöö, jah, lõputööks, ma arvan, koos lõputööga oli mul äkki sihuke nagu 4 prototüüpi. Loomulikult seal mingeid väikseid muudatusi võis vahepeal ka olla, aga võib-olla võib öelda, et sihuke nagu 4 erinevat nagu mudelit oli lõputöö aegu. Ja kuna sellele lõputööle anti ka koolis kõige kõrgem hinne ja seal see komisjon oli ka väga positiivselt meelestatud, siis ka jälle see ärgitas tegelikult natuke selle teemaga edasi minema. Nii et see edasiseks arenduseks ma veel vahepeal taotlesin tolleaegse EAS-i innovatsiooniosaku toetuse, mille abil siis ma sain ka ühe Tartu inseneribüroo sinna punti ja siis me tegime veel, ma arvan, mingi sihuke 2-3 nii-öelda nagu mingit mudeli nagu täiustust juurde. Nii et võib-olla jah, võib öelda, et siis see tänane kasutajale pakutav on võib-olla sihuke 6. või 7. variant. Aga disaini puhul võib alati öelda, et disain ei saa kunagi valmis, et see on endiselt võimalik nii-öelda parandada ja jälle mingeid muudatusi juurde teha. Et kui tulevik annab, siis võib-olla tuleb veel mingeid mudeleid või mingeid variante juurde. Jah, et selline disain on. Et hea disain on siis nagu Tallinna linn, et ta ei saa kunagi valmis. Ja natuke võib-olla tõesti see pisut kulunud ütlus, aga siinkohal mina vähemalt usun ja sellesse, et öelda, et see nüüd on nagu nii-öelda lõplikult valmis ja see on kõige parem või kõige parim, eriti nagu me siin jõudsime Maikeliga rääkida sellest, et erivajadustega inimeste, sisuliselt igal inimesel on see erivajadus veel isemoodi, on ju, et neid kohandusi, parandusi, põhimõtteliselt võib lõpmatuseni tegelikult teha. Nojah, näiteks Jüri puhul on ju ka see, et Jüri, sinu elektriratastoolile sa oled ju ise mõelnud välja igasugu kohandusi, seal kätesoojendaja ja mis leiutised sul seal veel on. jah, see on hästi oluline, et sa ise nii-öelda leiutaksid ja vaataksid, et mida sinul otseselt tarvis on. Ja muidugi enda puhul tihti tunned nagu puudust, et õnneks ma nüüd olen leidnud ühe tuttava, kes ka samamoodi nagu mõtleb kaasa ja oskab sulle öelda, et kuidas neid mõtteid teostada nagu, et on hästi oluline nagu, et oleks siuke inimene, kes sinu nii-öelda need vajadused ka tooteks vormib nii-öelda. Kindlasti olen nõus, selles mõttes seesama naabrimees või naaberkülamees või minu külamees Leino, ta ise on mitu korda öelnud kuidagi enda kohta, et mul ju ei ole enam käsi, sest ma saan aru, et enne õnnetust ta oli tegelikult ka üsna sihuke aktiivne ja nokitses nii-öelda oma kätega ka, on ju. Ja ta mingis mõttes nagu kurdab või ütleb seda samamoodi, et jah, ma kogen, et mul on sellist ja sellist asja vaja, aga leida siis jah, need inimesed, kes need nii-öelda ellu viivad, et nendega kipub natuke kitsiks minema. Ja eks siin tekib kindlasti... See on üsna ahistav, et sa tead lahendust teada, aga teostada ei saa. Ja mõistan, jah. Ja teistpidi inimlikult, kuna sa niikuinii oled teistest inimestest sõltuv, siis üks hetk võib-olla tekib veel see inimlik vaade ka veel, et ma jälle nagu midagi tahan või ma jälle pean kedagi nagu küsima ja kedagi nagu appi paluma, et see ei ole ilmselt kerge, jah, aga... Ei ole, see on jah nagu sihuke, ühest küljest, eks ole, vajalik, teistmoodi ei saa, teisest küljest see, ütleme, see kohati juba läheb nagu mangumiseks vahepeal, et paluks... et alateadlikult hakkad juba neid palveid ja ideid nagu enda peas nagu välistama, et ei hakka tegelema selle. Jah, et on nagu lihtsam leppida sellega, mis on.
sest sa juba alateadlikult tead, et läheb mässamiseks jälle nii-öelda. Ja samas jälle siinkohal võib-olla see disainiteooria nagu nii hästi ei päde, sest noh, et teie ideed või noh, nii-öelda Jüri lahendused, et sa nii-öelda midagi juba natuke katsetad ja selle jooksul sa tead, et see ei tööta, see tegelikult siis nii-öelda noh, ütleme siis kurnab seda ressurssi, mida sul niikuinii on napilt käes, ehk siis kellegi abistaja tublid käed või tublid mõtted on ju, et see on väga keeruline jah, et seda ma täiesti et kui sul on mingi eriti keeruline leiutis, siis see leiutis võib nagu pooleli jääda sinna prototüüpimise faasi nii-öelda. Et lõpuks on aega kulutatud, aga seda, mida sa lootsid, veel ei ole, nii et. Ja selles mõttes, et ega me ju kunagi nii-öelda seal nagu stardipaku peal olles ei ole nagu noh, 100% veendunud, et see tee, kuhu me minema hakkame, et see nüüd nii-öelda vilja kannab või et sealt nii-öelda mingi noh, lõppkokkuvõttes jälle sellest panganduskogemusest, et sellest nüüd meil mingi müügihitt tuleb, mis mulle leiva ja vorsti nagu lauale toob, et ja ega see on kindlasti ju nende mingite riskidega ka seotud, on ju, et täitsa arusaadav ja mõistetav. jah, nii ta on. Aga ma küsin sult sellise praktilise küsimuse nüüd, et kuidas saab inimene endale Ability Table'i abiks hankida ja no kellele see sobib, seda me oleme siin valgustanud, aga mis see nagu selle saamise protsess on, et mida inimesed võiksid siis ette võtta, kellel seda vaja on? Nüüd siis circa aasta on tegelikult Ability Table saadaval HRK-s, et ma täpselt ei tea, kui aktiivselt seda inimestele seal nii-öelda pakutakse, aga põhimõtteliselt mingit tagasisidet ma olen saanud, et seda seal nagu on võimalik testida ja proovida. Samamoodi on üks töölaud ka Pärnu taastusraviosakonnas tutvumiseks ja proovimiseks olemas, et kes oma nii-öelda tavapäraseid protseduure nendes asutustes tegemas on, saavad seal seda katsetada, proovida. Aga iseenesest, kui nii-öelda ostuks või ka rendiks huvi on, siis tegelikult võib julgelt minuga nii-öelda ühendust võtta nii telefoni kui ka e-posti teel, et siis saab juba nii-öelda konkreetsemalt edasi suhelda. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan meie telefonivestluses, siis see on ka nii soodustusega abivahendina nagu olemas, et see, mis meil on. Jah, see on selles mõttes sihuke natuke juba peenike detail, ma ei tea, kui palju me sellel peatume, põhimõtteliselt see ISO koodiga nii-öelda tooterühm, voodilauad on täna selles nii-öelda tabelis ainult renditootena nii-öelda siis riigipoolse soodustusega, ehk siis seda väljaostu hetkel ei soodustata, aga jah, et ta jälle teiselt poolt see toode on sihuke nagu need materjalid, ta nagu võiks olla sihuke nagu isiklik asi, on ju, et võib-olla ma nagu sellesama Leino näite puhul näeksin teda rohkem sihukese personaalse asjana, aga jah, ma arvan, et see rendivõimalus tegelikult on ikkagi ka vähemalt mingid lauad ma olen nii-öelda rentinud ja olen valmis ka nii-öelda rentima, et kui nii-öelda testperioodi nagu pikendada. Aga siin on jällegi eks ta on natuke selle nii-öelda funktsionaalse voodi nagu lisavarustuse moodi nagu ka. Ja selles mõttes väga õige, ta on nii-öelda kõik need kaldenurgad ja asjad on lähtutud sellest funktsionaalvoodist. Iseenesest ma täna vahel ikkagi kasutan teda ka ise ja ma kasutan seda nii-öelda tavavoodis, et need kaldenurgad, mis sellel töölaual siis on ja mis talle on võimalik anda, need ei ole nagu nii kinni ainult selles funktsionaalvoodis, aga jah, selles mõttes nagu see, nagu me juba rääkisime, et ta sai alguse sellest Leinost, Leino kasutab teda funktsionaalvoodis ja seal siis jah, need nurgad mingis mõttes on võetud nii-öelda funktsionaalvoodi kasutajast. Lähtuvalt. Ma saan sult küsida, et milline see kasutajate tagasiside on siis olnud, et kuidas nagu, kas
on olnud nagu rusikas silmaauku. Nagu ma juba olen siin jutu sees maininud, et ta kuidagi on läinud sihuke loomulikult ja samm-sammult, et see kooli lõputöö tagasiside oli nagu sihuke mind pisut kõrvust tõstev ja väga positiivne ja kui see innovatsiooniosaku toetus tuli, et siis kogu aeg on teda natuke niimoodi nagu tagant lükatud ja pigem on see olnud väga positiivne. Ja kui ma nüüd ka selle viimase variandiga sinna Haapsallu jõudsin, siis pigem ka personal lõi nagu käsi kokku ja väga nagu kiidetud oli, et võib-olla ma disainerina isegi natuke ootasin sihukest mingit kriitilist tagasisidet ka, et ma saaks midagi kaasa võtta ja midagi paremaks teha. Ehk siis nagu kokkuvõtvalt ma võin öelda kindlasti, et jah, et kõik need erivajadusega inimesed, kellega mina kokku olen puutunud, on nagu hästi siired ja tänulikud olnud ja pigem on nad just jah, tänulikud selles suhtes, et keegi nende murede ja probleemidega üldse on võtnud vaevaks tegeleda. Et seda on tore ja hea kuulda, aga võib-olla jah, disainerina tegelikult vahepeal ma võib-olla vajaks natuke mingit kriitikat ka, et toode parem saaks, et ainult sihuke sellepärast, et keegi on võtnud vaevaks ainult sellepärast kiita, võib-olla ei ole nagu jah, minu seisukohalt hea, aga tõesti, see tagasiside on olnud positiivne. Nii et siis natukene rohkem praktilist tagasisidet sulle, mille põhjalt edasi areneda oleks tarvis. Ja selles mõttes, et kui on nii-öelda kasutajal ikkagi mingi mure või mõte, selles mõttes, et Leinoga me nüüd jah, ma võin öelda, et me oleme vast nüüd ikkagi sõbrad, on ju, et võib-olla see sihuke viisakuse komponent on sealt nagu natuke välja jäänud ja mingeid asju saab ikkagi juba rääkida selles mõttes ka, et ta ei riiva minu tundeid. Ma kindlasti ei tunne ennast nagu kuidagi riivatuna, kui keegi toote kohta kriitikat teeb. Pigem see on nagu tulevasteks mudeliteks ainult nagu väetis, et selles mõttes jah, et kui kellelgi on mõtteid ja ideid, et siis ma olen alati julgustanud seda nagu väljendama. Väga hea, loodame, et siis need inimesed, kes on Ability Table'it kasutanud ja plaanivad kasutada, kuulavad meid ja on valmis andma seda tagasisidet sulle. Et kriitika veel tasub terav hoida, nii. Ja selles mõttes võib nagu julge olla, jah. Aga teistpidi veel selle küsimuse nii-öelda teine pool oli ka see, et kes nii-öelda selle töölaua kasutaja olla võib, et ka seda ma juba enne mainisin, et näed, ma ise nii-öelda kasutan ja mu lapsed on selle peal vahepeal voodis või autos joonistanud, et tegelikult ega ta jah, kasutamiseks sobib ju kõigile, et ma ise olen alati mõtestanud nii, et kui see on nagu erivajadusega inimesele disainitud ja erivajadusega inimene saab selle kasutamisega hakkama, et siis nii-öelda tervel inimesel peaks see asi nagu veel lihtsam ja lobedamalt nagu minema, et kindlasti jah, ta oma olemuselt sobib näiteks ka mõnda väiksemasse ruumi, kus sihuke klassikaline mööbel näiteks ei mahutu, on ju, et ma ei tea, siin nooremat ühikatubades sul võib-olla ei olegi kirjutuslauda ja võib-olla sa oled loengutes istunud päev otsa tooli peal laua taga, et siis oma mingeid õhtuseid koolitöid näiteks voodis selle lauaga teha on nagu täitsa nagu teema, et Tartus mul üks gümnaasiumis õppiv naabritüdruk vahepeal nii-öelda kasutas ja tegi oma koolitükke voodist sellega, et või ka samamoodi nii-öelda ratastooli inimene, et kui me muidu räägime siukse jälle terve inimese kontoritöö kohta, et kõige parem tööasend on see, kui ta saab oma tööasendeid nii-öelda vahetada ja muuta, et siis ka võib-olla selle ratastooli inimese jaoks, et kui sa terve päev muidu istud, siis võib-olla oleks hea vahepeal leida võimalus ja hetk ka nii-öelda voodis oma tööülesannete tegemiseks ja miks mitte selleks nii-öelda Ability Table'it kasutada, et neid nüansse. Et ratastoolis inimeste puhul on isegi see voodis olemine vahel näidustatud isegi, et just see vereringlus ja kõik muu, et see aitab nagu kaasa. Just seesama, mis ma enne ka nagu mõtlesin, et ka see, et sa vahetad oma tööasendeid, et sellel
tavalisel klassikalisel tervel kontoritöötajal ongi igasugused meil need nii-öelda püstitöötamise lauad ja püstitöötamise võimalused ja noh, see on tegelikult ju meil väga aktuaalne teema, et ja kõik see vereringe ja verevarustuse teema erivajadusega inimesel, noh, sisuliselt tervise kontekstis tegelikult võib-olla on isegi veel olulisem. Aga jah, et me nende võimaluste loomise või pakkumisega oleme jälle natuke võib-olla piiratumad, hoiame nii-öelda ressurssi kokku, et. jah, nii ta kipub olema. Et voodi puhul me tihti alahindame seda, et kui et need asendid on hästi olulised. Just kehaasendi muutumisest tingituna nii-öelda saab jälle noh, kõik ka need siseelundid oma asendeid muuta, et ma vahepeal selle oma tööga kokkupuutes märkasin või avastasin, et on ju ka selline nii-öelda püstiseisu töölaud ka nendele inimestele, kes ise üldse nii-öelda ei suuda ennast noh, nii-öelda püsti hoida, aga see mõte on just seesama, et tema siseelundid nii-öelda piltlikult öeldaks kukuksid nagu vaagnale või noh, inimene ikkagi on oma olemuselt loodud kahe jala peal seisma, et jah, neid nii-öelda lahendusi on, aga ma arvan, et veel nii-öelda teadlikkust on võib-olla pisut vähe selles vallas, et või siis seda peaks noh, minu silmis nii-öelda isegi rohkem tutvustama ja selgitama. jah, see osa nagu tõesti vajab seda. Ma küsin sult kiirelt, et kuidas sa suutsid luua nagu tasakaalu ilu ja praktilisuse vahel selle Ability Table'i puhul, et ma vaatasin neid pilte, et noh, ta ei riiva nagu kujunduses silma, kui ta oleks, ütleme, ma kujutan, et ta on mul siin praegu arvuti kõrval laua peal, et ma nüüd võtan ja lähen temaga voodisse ja hakkan seal tööd tegema, eks ole, et ta nagu täitsa kena asi. Ma tänan komplimendi eest, et kindlasti jah, termin ilu on vaataja silmis, aga õnneks neid vaatajaid, kes on seda ilu seal siis või niisugust esteetikat märganud, on ka teisi. Aga siinkohal ma arvan, et see on lihtsalt jälle selle disaini protsessi üks osa, et ma julgen arvata, et kõik need erivajadusega inimesed, kellega ma sellel teel kohtusin, olid vähemal või rohkemal määral kriitilised erivajadustega inimestele loodud toodete osas. Karmima ütlemisega ütlesid, et need näevad nagu koledad ja peletised välja ja see sõnavara võis minna jah, seal natuke niimoodi jõulisemaks. Nii et ja ka Leino puhul tegelikult siis oli see üks argument, et nagu ma enne mainisin, et ta selle oma kodu paljus ehitas oma kätega ja ta ütleski, et ma ei soovi seda nii-öelda külma, kõledat haiglamööblit enda koju, mis mulle iga päev ja iga hetk meelde tuletab minu seda täbarat õnnetust, et see on läbiv teema, mis erivajadustega inimeste puhul läbi jookseb, et miks need asjad nii koledad on. jah, me oleme ise ka sellega kokku puutunud, et mul on ka see, et see käimisraam, mis mul on juba, ma ei tea, 15 aastat üks ja sama sinine, kui ma teda välja vahetan ja noh, ma olen ka lasknud küll üle värvida ja mis trikke ma olen siin teinud, aga nagu ei mõelda sellele, et äkki ma tahaks ka, et mul oleks leegid või ma ei tea, ükssarvikud või no mida iganes võiks olla seal küljes, et nagu seda ilumeele toitmist nagu abivahenditega jah, sulle väga-väga nagu ei pakuta kahjuks, et see on kindlasti suund, mida oleks vaja arendada. Ja aga siinkohal ma kindlasti jälle saan siis oma sellest varasemast majandusteaduskonna õpingutest ja jälle nii-öelda rahalisest numbrist lähtuvalt öelda, et jah, kahjuks see lõpptarbija hääl on jäänud siin väiksemaks, et ongi oluliseks peetud seda, et see haiglamööbel oleks võimalikult lihtsalt puhastatav, desinfitseeritav, tootmiskulud madalad, noh, kõik need komponendid ja siis lõpuks see kasutaja, noh, pisatakse põhimõtteliselt fakti, et võta või jäta, on ju. Ja nagu eelnevalt ka Jüri juba ütles, et ega noh, sa ei tahagi jälle koormata oma murede ja mõtetega ja noh, siis sa oledki sellega, mis tegelikult piltlikult öeldes on see kõige odavam ja kõige koledam, et kahjuks. See on jah, nende
abivahendite paradoks, et lõppkasutaja ei ole see lõplik rahakott nii-öelda, et see tekitab ka probleeme, et see on ju ikkagi ju riigi rahastusel nii-öelda. ja selles Ja siis lähebki see, võib-olla see kasutaja arvamus ja sõna nagu seal vahel kaduma vahel. ja Et neil on oluline see, et riik selle ära rahastaks nii-öelda. just, aga siinkohal on kindlasti minu nii-öelda nägemus jälle sellesama Leino näite puhul, kes tegelikult on haritud inimene, tal on oskused, ka see toote nimi Ability Table on tulnud ju sellest, et anda inimestele justkui ka võime, meil kõigil on nii-öelda võimed, anda sellele inimesele, kes on jäänud sinna voodikeskseks või voodikesksemaks, anda talle võime panustada tegelikult nii-öelda ka tööellu ja läbi selle avada võimalust ka tema perekonnale, tema abikaasale, kes saab ka võib-olla nii-öelda tööellu panustada, et kuidagi see erivajadusega inimene ei ole minu silmis siis nii-öelda ainult koorem ühiskonnale, vaid tegelikult luues abivahendeid, anname me võimaluse nendele inimesele eneseteostuseks ja võib-olla tekib neil üldse võimalus ka nii-öelda tööellu nagu paremini sukelduda või siseneda, et see kuidagi vaade, et see erivajadusega inimene on ainult kulukomponent, ei lähe võib-olla minu maailmavaatega päris täpselt kokku. Sellist maailmavaadet meil ongi tarvis. ma tänan. Aga palun. Nii, Jüri, sinu kord. Et kuidas sellist kaasava disaini mõtlemist soodustada, et me ikkagi lähtume tooteid luues kasutaja vajadustest, mitte, ma ei tea, rentaablusest ja muust sellisest. Ja no ma liidan siia teise küsimuse kohe otsa, et siis kas disainis tekib arusaam, et ka nagu ligipääsetavus on elukaarepõhine vajadus, et keegi nagu ei kaota sellest, kui ongi kaasavam ja ligipääsetavam ükskõik mis lahendus kõigile. No ma alustan sellest Jüri küsimusest, et kindlasti see on meil, kuidas öelda siis jälle, ühiskonna nagu peegeldus, mida küpsemad me ühiskonnana oleme, seda rohkem me märkame endast nõrgemaid või endast väiksemaid ja suudame kuidagi neile rohkem siis abi pakkuda, et nagu ma mainisin ka, et laste perre tulekuga olen ma ise ka kõvasti veel muutunud ja see perekond on nii-öelda suureks õpetajaks olnud, et eks need protsessid kuidagi niimoodi nagu käivad, et sa õpid üks hetk endast siis nõrgemaid või kehvemas seisus inimesi nagu aitama ja märkama. Aga kindlasti ma julgustaks tegelikult ikkagi neid ka erivajadustega inimesi, nii-öelda siis disainereid kaasama oma murede ja probleemide lahendamisesse, et need tulemused nagu paremaks saaks. Ja teine Maikeli küsimus, et see elukaarepõhine ligipääsetavus, et ma väga loodan, et neid disainereid ja inimesi nagu tuleb järjest rohkem. Ma julgen öelda, et ka tänane see kooliharidus, mida disainikoolides pakutakse, on sinna nagu fokusseeritud või suunatud. Sest jah, minu vanuses inimesed, kes siis oma kooliteed tegelikult Nõukogude Liidus alustasid, siis sõna disain ju tähendas toona midagi väga erilist ja kuidagi hinnalist ja pigem võib-olla oli seal isegi mingi luksuslik komponent juures. Et täna mina näiteks disainerina mõtestan kindlasti nagu disaini kui kasutajapõhist disaini, mis peabki nagu lähtuma kasutaja vajadustest. Et kõik see sihuke esteetika ja asi nii-öelda toote puhul on ka oluline, aga tuleb sinna nagu mingis mõttes nagu hiljem juurde. Ja veel kord, jah, ma loodan, et tulevased disainerid ja ruumiloojad peavad seda ligipääsetavuse komponenti nagu oluliseks. No meie ka loodame ja
tõstame seda teadlikkust oma huvikaitsealases töös järjepidevalt ja loodame, et see jääb ka siis nende inimeste tegemistesse ja hakkab peegelduma lahendustes, mida nad pakuvad, olgu selleks teenused või muud lahendused. jah, mul üks mõte praegu veel tuli selle sõna ligipääsetavus, et võib-olla see ligipääsetavus ei olegi ainult nii-öelda see füüsiline ligipääsetavus, et sa suudad kuskilt uksest sisse minna või suudad kuskilt nii-öelda mingit ruumi nii-öelda külastada, vaid selle ligipääsetavusega, noh, piltlikult öeldes me lõikame ka kõik need võimalikud kontaktid sellel erivajadusega inimesel ära, mis seal ruumis võib-olla tal nii-öelda tekivad või mingil kunsti või näitusel või muuseumi külastamisel, millised mõtted ja nii-öelda selle pealt veel nagu edasine nagu nii-öelda tänapäeva mõistes inimväärne elu, mis tal tegelikult võib kõik siis nagu olemata jääda. Et see ligipääsetavus, jah, nagu jälle sihuke eestikeelne sõna ja termin, see võib-olla on midagi laiemat kui ainult see üks kaldtee kuskile vallavalitsuse nagu uksest sisse. Ja see on kindlasti laiem nagu juba selles mõttes, et noh, ütleme, et sul oleks ka, eks ole, haridus vastavalt sinu võimekusele ja töökoht, et see kõik on nagu ka ligipääsetavuse osa, et sa saad nagu osa võtta. Just. Et sa oled osa sellest. Ja panustada ühiskonda, jah. Täpselt ja pakkudagi neid oma võimeid, et meil kõigil on mingid võimed ja selle ligipääsetavusega me anname selles mõttes võimaluse kõigil osaleda ja kõigil panustada. Olen nõus. See võib-olla võtabki selle küsimuse kokku natukene ka, et kuidas inimeste disain Eesti ühiskonda muudaks, et olekski see. Kõik saaks panustada, jah. Sest isegi olen kogenud, et kui see nii-öelda toimumiskoht ei ole ligipääsetav, siis sinu peas ka endas nagu kohta ei leia nii-öelda. Et sa välistad selle ürituse, aga sa võid koos sellega ka kogu selle sündmuse idee ja inimkontaktid nagu prügikasti visata. Sa ütleme veel võib-olla, ma ei tea, ütleme, et sa jääd ühest arenguetapist enda puhul jääd sellepärast välja, et sa lihtsalt ei saa. Tegelikult sind ootab selleks ole arenemisvõimalus, aga sa ei saa selle juurde ja see jääb ära ja noh, sa jääd mingi Lego klotsi võrra inimesena vaesemaks, mis võib-olla pärast kuidagi asendub, eks ole, aga oleks juhtunud homme näiteks. Ja, väga. Et see on jah, see teema küll. 100% nõus jah, et selles mõttes see kujundlik väljend, et selle ukse taga tegelikult alles võib-olla see ligipääsetavus nii-öelda tekibki või need mõtted, ideed, see sünergia sinu kui erivajadusega inimese nii-öelda võimalus oma mõtteid jagada või oma mingeid ideid koguda ja peegeldada, et kõik see on jah, võib-olla nii-öelda selle ukse taga, kuhu sa siis nii-öelda füüsiliselt võib-olla ei pääse. Just. Jah, see inimlik kontakt ka, et kõik sõprus ja lihtsalt suhted võivad ka sinna taha kinni jääda nii-öelda. Väga nõus. Täitsa võivad näiteks minu ratastoolis kolleegid ei saa mulle küll tulla, kuna ma elan küll esimesel korrusel, aga siukses vanemas kortermajas, et noh, ja meie tegevjuht ütles mulle kunagi siukse kurva lause, et ta on elus leppinud sellega, et noh, mõndade sõprade juurde sa ei saagi külla minna lihtsalt. Jah, minuga on ka see. Jüriga jah, sama lugu. Kaasas olnud, et ei saanud sõprade sünnipäevale ja siis tuli ise kogu aeg sünnipäev kindlasti korraldada, et sõbrad saaks tulla. Väga hea mõte selles mõttes jah, et aga tõesti see on jah, laiem termin, mille nagu juured ei ole võib-olla tõesti see, et me paneme kuskile kaldtee ja kuskile panen ühe nagu käsipuu lisaks, et sellel on jah, sihuke sügavam ja laiem taust sellel mõistel.
ja no sellest me rääkisime ka, et kuidas disainerid ligipääsetavusele mõtlema julgustada, et soovid sa seda ideed kuidagi täiendada? Ega kuidas nii-öelda, ma vist natuke enne ka mainisin seda, et selles mõttes see erivajadustega inimestega tegelemine minu kui disaineri jaoks on nagu veel vajab erilist sihukest fookust ja tähelepanu, sest see minu isiklik, ma ei tea, meeldib, ei meeldi skaala või komponent on nagu nii väheoluline, et see ei pruugi lõpuks nagu jah, selle toote kasutajasõbralikkuse puhul nagu üldse kuidagi nagu aidata või kaasa mängida, et ja teistpidi see ligipääsetavus, tegelikult me täna räägime erivajadustega inimeste kontekstist, aga meie ühiskond on ju ka lapsed ja vanurid ja lühikesed ja pikad ja noh, et see komplekssus on nagu palju suurem, On. et tegelikult veel minu elus oli sihuke põnev aeg, kui enne seda siis nii-öelda Väänikutalu renoveerimist me käisime abikaasaga tolleaegse pruudiga tegelikult backpackeritena pool aastat Ladina-Ameerikas reisimas ja siis mul selle natuke siia haakuv näide on see, kus ma olen umbes 1,90 m pikk, noh, mitte ülearu nagu suur mees, aga ma ei mäleta seda riiki konkreetselt, oli see võib-olla Boliivia või, et ma reaalselt kõndisin peaga 2 korda vastu liiklusmärki, kuna need olid paigaldatud nii madalale, et noh, et sellised asjad, sa natuke suudad võib-olla noh, nii-öelda näha laiemat pilti, et võib-olla tõesti jah, keskmine Boliivia inimene on siis mingi 1,55 või 1,60 m ja juba oli see märk kõrgele pandud ehk siis 1,80 m peale, aga jah, et noh, et see mu arust ilmestab natuke seda pisut avaramat vaatepunkti, kui see isiklik seisukoht olla võib, et see on oluline. See on tõesti oluline sellisel kujul. Kas meil eelmine aasta midagi disainiprobleemi spetsiifiliselt silma? Midagi, mis jäi närima? Ma ei tea, kas see on nii-öelda nüüd konkreetselt eelmise aasta puhul või tegelikult võimalik, et ma olen tunnetanud seda juba natuke ka varem, aga mulle teeb pisut muret, et meil näiteks ka mööblidisainis ja mööbli puhul on hakanud tekkima selline nagu nii-öelda kiirmoe variant või natuke nagu riide tootmisega, et me lihtsalt nii-öelda toodame, sellel asjal ei ole nagu sisu, kvaliteeti ja väärtust ja me lihtsalt kuidagi noh, raiskame ressurssi ja ketrame mingeid tegevusi lihtsalt nagu tegemise pärast ja mulle tundub, et see müügi argument on nagu ainus, mis seal nagu oluline on, et lihtsalt saaks lõppkasutajale midagi müüa, et see on kuidagi siuke. Ma olen nõus, et see demutamine nii-öelda. Jah, demutamine ja seinitamine ja kõik see muu jura. Et inimesele ei ole enam et see nii-öelda kasutajakriitika meelt nagu hajustab nii-öelda. Et mul on suva, siis see on ainus 50 ainult on ju midagi taolist. Et see on nii odav peaaegu seda oluliselt, et see jalanõu riie toode toimiks kenasti nii-öelda. Et võiks olla just nimelt seda, et nagu kvaliteedi järgi nii-öelda. Et see argument, kus tarbija kriitikameel on täielikult vaigistatud sellega, et see ju ei maksa midagi, on kuidagi selle ühiskonna ja ressursside kasutamise mõttes nagu jah, nagu täiesti risti vastupidi minule, et mulle meeldib reisida, kui veel jälle praegu tuli hobidest, et ma olen maailmas üsna palju ka ringi liikunud, et meil on siin selle prügikorraldusega ikkagi nagu asjad väga-väga hästi, aga noh, et käies Aasias või sealsamas Lõuna-Ameerikas, et noh, et seda pahna ja
prügi, mis siis sellisest tarbija käitumisest nii-öelda tekib, on nagu nii meeletutes kogustes, et tegelikult see teeb nagu väga-väga haiget. Ja hiljuti just oli uudis, kuidas prügivägi lamiinile inimesi tappis nii-öelda. Jah, see on see kurb tõsiasi, et need nagu probleemsed kohad just prügi ja saastuse mõttes on ikkagi need, kus kõik see tuleb, mida me odavalt soovime, eks ole. Ja mis siis jätab selle jälje, et see ongi iroonia, et need, kes toodavad seda jama, saavad seda jama endale tagasi koju, nii et. jah, teistpidi. Et sina ei saanud sellest tootmisest, said võib-olla, ma ei tea, paar eurot on ju palka, on ju. Ja nüüd sa pead selle jamaga veel tegelema, kuigi võiks ju lääneriik on ju, kellel rohkem raha ja võimalusi võiks sellega tegeleda, on ju. Jah, see üle. Selle asemel me ostame sealt odavalt ja saadame selle käppi neile tagasi nii-öelda. Ehk siis võib-olla jah, kui küsimuse juurde tagasi tulla, et mis see probleem, et siis võib-olla tõesti jah, see siuke ületootmine ja kvaliteedi langus. Nagu täiesti puudumine, ma juba olen varsti seal, et ka mingid nagu tooted on tõesti see, et ta näeb välja nagu, ma ei tea, võtame lihtsa kruvi, on ju. Ja siis, kui sa nagu, kruvi eesmärk on see, et mingi kaks materjali omavahel nagu kokku tõmmata, aga mingid pulbermetallid ja mis seal tekivad, et ainult see visuaalne väljanägemine on tal see, et kõik see funktsionaalsus ja asjad nagu puuduvad täiesti, et nii on, jah. Jah, see on tegelikult, ongi täiesti aus ja suur probleem. Vot, aga nüüd ma saan küsida, et mida sa teeksid 2 miljoni euroga? Kas sa lahendaksid seda probleemi või teeksid midagi muud? Vau, see 2 miljonit eurot on päris palju raha. Mul kohe niimoodi siiralt öeldes ühte ideed ei ole, aga iseenesest, kuna ma nüüd olen sinna erivajadustega inimeste nii-öelda probleemide lahendamisesse otsapidi sukeldunud, võib-olla ma võtaks mingi järgmise asja lahendada. Summa on päris suur, võib-olla isegi saab mitut asja teha. Ei tea, kuna see kõik on nii hüpoteetiline, siis ka siuke hüpoteetiline vastus. No hüpoteetiline vastus sobib väga hästi. Nii, eelviimase küsimuse au on Jüril. Et mida toob sulle aasta 2026? Et on juba plaanid tehtud, mõeldud? Ja ma toimetan ja tegutsen, tulen selle vist esimese või teise küsimuse juurde tagasi, et ma tegelikult ka ehitan või loon iseenda jaoks tihtilugu ruume. Et siis mul on praegu siin Kuressaares üks põnev korteriprojekt pooleli. See on niisugune muinsuskaitsealune hoone ja rajan sinna siis praegu kodu ja kui mu unistused ja kõik asjad niimoodi täide lähevad, siis äkki sügisest võib-olla suudame oma perega äkki püsivalt kõik Saaremaale kolida. Et see on niisugune suur ja oluline samm. Ma ei tea, kas see kõik läheb nii, aga võib-olla mu unistused täituvad. No meie igatahes loodame, et need täituvad. Ja mina saan sult küsida, mida sa soovid omalt poolt lõpetuseks öelda? Mida ma lõpetuseks soovin öelda? Ma arvan, siia lõpetuseks sobib üks selline mõte, mis on vist omandatud Albert Einsteinile, kuigi internet ütleb, et ka see autor on tundmatu. Aga see sisu on midagi sellist, et kui hinnata kala võimet selle järgi, kas ta oskab puu otsa ronida, et siis see kala võibki nii-öelda kogu oma elu või kogu tee ennast nagu üsna täbaralt tunda, et selles mõttes sellist kaaskodanike märkamist ja otsida ikkagi kõigis need võimed üles või anda võimalus nende võimete esile kerkimiseks, et ma seda nii-öelda sooviks
sooviks ise nii-öelda rohkem nii-öelda teostada ja teistele kaaskodanikele ka, et märka teisi, sest et kõik ei peagi sinna puu otsa ronima ja kõik ei ole võimelised puu otsa ronima, aga neil on mingid muud võimed ja oskused, et anname kõigile võimaluse oma parim välja tuua. see on suurepärane mõte selle aasta jätkuks või siis alguseks, kuidas keegi parasjagu tunneb. No aga meie saame öelda, et saime sellise põneva teemaga siis alustada seekord oma saateaastat 2026. Jüri, mis sinu remargid on lõpetuseks? et ma arvan, et kõigile nii-öelda tootedisaineritele ja väljamõeldajatele õhutada nii-öelda probleemikeskselt lähenema, et kui on mure, siis on ka lahendus, mitte nii, et kui on mure, siis on toode nii-öelda, aga mis ei tööta. Ja võib-olla kõigile kuulajatele siis õhutaks niisugust disainimõtlemist, et kui te näete enda elus probleeme, siis mõelge disainile ja võib-olla siis saate isegi mõne laheda tooteideega lagedale tulla. Ja mõne lahenduse luua. Ja võib-olla leida siis ka taoline inimene, kes selle teoks teeb. Teoks teeb, jah. Vot, jah, olen kõige eelöelduga nõus, et keskendume sellel aastal lahenduste loomisele, mitte lihtsalt asjade või keskkondade loomisele, vaid nii, et kõigil oleks hea ja tore ja võimalik tegutseda. Aga Ago, aitäh sulle, jätkuvat jaksu ja nutikust ja ma ütleks ka viitsimist sulle ikkagi tegutseda ja mõelda. Ja meie teiega, head kuulajad, kohtume juba uute külalistega veebruaris. Aitäh teile! Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.